Nii, tere hommikut kõigile. Tulemas siia täppistaimekaitse aruteluringi. Et enne ma Eikole ütlesin, et me oleme täna siin nagu soojendusbänd, et poole tunni pärast hakkab täppisviljelus, et me räägime täppistaimekaitsest, mis on natuke kitsam. Aga kõigepealt, kes me siin oleme? Et väike tutvustus, et hakkaks iseendast pihta, et olen Mati Koppel. Tänaseks, et kui on täppis, siis olla täpne, et ma olen 5 aastat, 8 kuud ja 5 päeva töötanud Maaülikoolis ja tegelen taimekaitse ja taimehaigustega. Siis on meil siin Tiiu, kes täna on ettevõtlusdoktorandi nahas. Siis, kui me räägime taimekaitsest, siis väga paljud inimesed arvavad, et me ei saa läbi ilma mürgita. Ei saa ka meie täna, et meil on siin Anne Mürk, kes tegeleb putukahjustajatega. Mikrofoni taga ei ole kuulda. Katsun kõvemini rääkida, et meil on üks ainuke mikrofon, et seda on natuke raske liigutada. Et me proovime ka kõik. Nii, on parem. Ja siis on meil veel kõige noorem, kõige pikem Triin Kallavus, kes räägib päris uutest võimalustest taimekaitses. Aga hakkaks pihta, et millistest asjadest me räägime. Ja Tiiu. Tervist, minu poolt siis uuesti veel, et tegelikult meil Maaülikoolis on juba mitmendat aastat selline projekt. Selles mõttes see ei olegi projekt, et seal on natukene on saadud nagu rahastust, aga seda rahastust on nagu suhteliselt vähe ja palju on kaetud nagu teiste projektide raames, aga põllumehele hästi oluline täppistaimekaitse osa on see, et me püüame eoseid, neid haigustekitaja eoseid. Ja siis need sellised püünised pannakse siis erinevatele põldudele. Sellel aastal oli 2 Eesti piirkonnas, Tartumaal ja Pärnumaal. Ja kus siis see põllumees, kelle juures seda peeti, seda aparaati nii-öelda, siis iga nädal 2 korda ta vahetas siis seda sisu ja saatis siis posti teel siis selle Pärnumaalt siis ülikooli. Ja põhiline on see, mille eesmärgil nagu see on, et me vaatame, kui palju teatud haigustekitajaid eoseid on õhus ja tegelikult siis tulevikus on nagu siis selline kohe prognoositav mudel välja tuleb töötada, et millal on õige aeg pritsida, et ma tegelikult paneks selle järgmise slaidi. Et see on nüüd tänavune küll selline, et kuidas see DNA eraldamine ja see, ma ei räägiks sellest nagu nii lähedalt, sellepärast, et põllumeest huvitab ikkagi see, kuidas ta kasu saab sellest asjast. Ja siin on tegelikult 2021, sest tänavused tulevad nüüd taimekaitsepäeval või agronoomial tulevad välja, aga seda seire asja on tehtud tegelikult juba päris mitu aastat. Seal ei ole väga head rahastust taga olnud, sest ei ole arvatud, et see on nagu oluline. Aga ma tahtsin nagu näidata, ma võtsin ühest bakalaureuse tööst välja 2021. aasta oma juba. Esimest aastat pilootprojektina tehti tookord ja kui me vaatame nagu, kõik me teame helelaiksust, sümoseptooria. Väga paljud on, kes on teraviljakasvatajad, see on kõige levinum haigus. Ja kui me vaatame siin seda esimest joonist, siis see kõige tipuaeg, millal see sümoseptooria hakkas levima ja see seirepüüdja seda näitas ja seda on võimalik tegelikult nädalas kohe väga kiiresti ära tuvastada, oli 1. juunil ja visuaalsed tunnused hakkasid tulema sellel konkreetses kohas, see oli kuiv aasta, mäletate, siis 22 juuni, ehk me kogu aeg räägime 21 päevast peiteajast sümoseptoorial ehk helelaiksusel. Ja tegelikult on see nagu erinevate haiguste seireks hästi oluline tööriist. Kui me läheme natuke tagasi selle eelmisele slaidile,
siis mitte ainult nagu seda helelaiksust täna me ei ole seiranud, vaid me oleme seiranud ka siis eesti keeles Microtochium maius on siis fusaarium pähikutel ehk see kõige olulisem haigus, mis tegelikult nakatab nagu varakevadel ja väikest taimikut ja ka sügisel ehk mis tekitab valge pähiksust ja teil jäävad kõlujad terad ja tänavu oli seda helelaiksust nagu mega palju. Ja näete, kuidas on nagu sel aastal ja me ei saa öelda nagu aprilli alguses on ja siis juulis mingil hetkel ja kui me teame seda, siis me tegelikult saame reageerida vastavalt sellele ja seda on võimalik hästi ruttu nagu tuvastada. Aga seda võib ka öelda tänavuste tulemuste põhjal, et näiteks Tartumaal olid hoopis teised tulemused kui Pärnumaal. Ja näiteks helelaiksus Pärnumaal üldsegi ei levinudki praktiliselt. Ja Tartumaal oli seda meeletult palju ja me nägime seda nakkust. Et see on nagu, ja tulevikus veel täppisviljeluse koha pealt taimekaitses, selle sama siis tegevuse raames. Ma ei saa öelda isegi projekti, sest rahastused on olnud väga keerulised ja kehvad sellega, et on saadud nagu teatud, see aasta saadi ka PRIA rahastust aprillist kuni juulini oli vist see rahastusaeg ja siis ülejäänud me katsime nagu teiste projektide raames nagu niimoodi. Et tegelikult see on nagu minu arust on see üks olulisemaid täppisviljeluse võimalusi nagu taimekaitsest, et ajastada see pritsimine nagu õigesti ja me saaksime kas või ära jätta ühe pritsimiskorra või isegi 2. Kui me teame, et seal näiteks seda levikut ei olegi. Ja tulevikus veel see resistentsuse lugu ka, et tegelikult on võimalik näiteks, kui on sügisel juba helelaiksus nakatunud, me tegelikult ei näe, veite aeg on, et korjata siis kas siis haigustunnustega on lehti või kevadel haigustunnustega lehti ja siis saaks juba määrata ära ka seda resistentsust ja ka ristresistentsust, et missugustele näiteks toimeainetele on see helelaiksus siis resistentne. Ma annan Matile üle, ma ei tohi liiga pikalt rääkida. Et me räägime ära ja siis lõpus laseme teil küsida, et muidu me tahaks rääkida mitmetest asjadest, et jäämegi võib-olla ühe asja juurde. Et kui Tiiu rääkis sellest, et oluline on see, et me teeme oma tõrjed õigel ajal, et näidis oli sellest, et me kogume need haigustekitaja eoseid, et kui nad on õhused, siis on õige aeg pritsida, et me ei tee liiga vara või meie hiljaks. Aga teine variant on see, et on kasutusel ka mitmeid ilmaandmete põhiseid mudeleid ja siin üks näide, mis ma olen teinud koostöös talukartuli liikmetega, et meil olid Eesti eri piirkondades meteose ilmajaamad, on siin nende ümmarguste ringidega näidatud ja siis ilmamudelite põhjal siis need programmid ütlesid, kuna pritsida ja seal ringi sees on see number, et mitu korda ühes või teises piirkonnas oli vaja nende järgi pritsida. Et Tiiu juba mainis ka seda, et Eesti erinevates piirkondades võivad olla need õiged ajad erinevad, et see on jällegi selline hea näide, et kus samal aastal siis 2 kuni 8 korra pritsimiseni oli vajalik teha, et saada kartulilehemadanik kontrolli alla. Aga lähme nüüd putukate juurde, et kuidas me saame teada, et kuna meil putukas on põllul ja teda nii palju, et me peame pritsima, Tanne? Et putukate seireks ja siis tõrje ajastamiseks väga paljud tootjad kasutavad kollaseid liimpüüniseid. Meil on võimalik kasutada ka sinist värvi ja valget värvi, sõltuvalt kahjuri liigis siis käib see valik. Aga valdavalt siis kasutatakse kollaseid liimpüüniseid. Üks probleem nende kollaste liimpüünistega on, et nad ei ole liigispetsiifilised, nad on atraktiivsed väga paljudele putukaliikidele, sealhulgas kasulikele putukatele, meemesilastele, kimalastele, siis erinevatele sirelastele. Siin pildil muidugi enamus on kahjureid, et nad ei ole liigispetsiifilised. Ja lisaks, mis probleem on veel see,
et selleks, et aru saada, kes sul siin täpselt on, see eeldab ikka sul peavad olema väga head teadmised putukate ja kahjurite kohta. Et see on üks probleem. Ja lisaks veel, mis ma võib-olla tahaksin välja tuua, on see, et neid tõenäoliselt peab iga nädal vahetama uute vastu. Et see teeb nagu selle töö natukene töömahukaks. Ja teine võimalus, me räägime nüüd feromonpüünistest. Et mõned tootjad, väga paljud põllumajandusettevõtjad kasutavad oma hernepõldudel hernemähkuri seireks ja tõrje ajastamiseks siis feromonpüüniseid. Et need, kes pole varasemalt võib-olla kuulnud, mis need feromonpüünised on, need on liigispetsiifilised püünised. Siin on hetkel näha siis hernemähkuri feromonpüünis, mis on siis mõeldud ainult hernemähkurile ja see meelitab ligi ainult hernemähkureid. Teisi liike peaks suhteliselt külmaks jätma. Töötamise põhimõte on suhteliselt lihtne, et siia dispenserile kantakse teatud kogus emase hernemähkuri lõhna. Isane tajub seda lõhna väga-väga kaugelt. See toimeraadius pole päris täpselt isegi teada. Isane tuleb siia püünisele ja jääb siia liimipaberile kinni ja selle kaudu siis saab põllumees teada, kas lendus on alanud ja kas tõrjet on vaja teha. Ja on paika pandud ka tõrjekriteerium 5-10 liblikat nädala kohta, siis juba võiks mõelda, et tõrjet võiks teha. Nii. Aga räägi nendest probleemidest. Probleemidest, et mis meil on. Et sel aastal on päris paljud inimesed minu poole pöördunud, sealhulgas ka Tiiu poole, et küsitud on, et kuidas ma neid püüniseid peaksin paigutama sinna põllule. Et Mati, sa võid järgmise slaidi panna. Ei, võta tagasi. Jah, seda jah. Et kuidas neid siis paigutada põllule? Et mis te ise arvate? Väga loogiline oleks, et põlluservadesse, sest kõik kahjurid ja taimehaigused alustavad põllule ründeretke ikkagi äärtest servadest. Nii et te võite julgelt panna need ikkagi põlluservadesse ja soovitav oleks, et võtke arvesse taimiku kõrgus. Et taimiku kõrgusele, sest putukkahjurid üldjoontes, kui nad levivad või liiguvad, siis nad liiguvad taimiku kõrguselt, ütleks nii. Ja tegelikult ma tahtsin veel vaata eelmine aasta, või tähendab sel aastal, juba tundub, et eelmine aasta, et hooaeg on nagu möödas, et tegelikult veel ju siin nii mõnigi eile pritsis ja veel hooaega ei saa veel lugeda möödanuks. Et aga just see, et need erinevad feromonpüünised ei töödanud. Vaata, sellest oli nagu... See ka veel, et erinevate tootjate feromonpüünised ongi erineva efektiivsusega. Ma soovitan teil julgelt kasutada erinevate tootjate omi ja leida endale sobiv. Et nad on erinevad, paratamatult nad on erinevad, sellepärast et see, mis seal dispenseri sees, seda teab ainult tootja ja see on firma saladus, seda teile ei öelda. Aga võib juhtuda, et need ei töötagi Eesti tingimustes, seda lihtsalt sellel põhjusel, et need putukad, kes meil siin elavad, nemad ei räägi seda dialekti, kui lihtsustatult öelda. Nemad ei räägi seda lõhnakeelt ja seetõttu nad ei pruugigi toimida. Aga ma julgustan teid kasutama. Ja mida veel, mis me oleme täheldanud, kui me oleme neid feromonpüüniseid kasutanud, see liimipaber. Et väga paljude tootjate liimipaber juba pärast teist nädalat kasutamist ta kuivab ära ja ükski putukas kohe kindlasti sinna kinni ei jää. Nii et seda tasub nagu silmas pidada, kas või siis näpuga proovida, et kas näpp jääb sinna paberi külge või mitte. Ja kui ei jää, siis on soovitav see liimipaber siis välja vahetada. Kas siis uue vastu, et selliseid asju nagu ilmnes. Ja feromonpüüniseid võib julgelt nagu tunduvalt 2 nädalat või 3 nädalat varem isegi panna ennem selle herne õitsemist, et nendega ei juhtu mitte midagi, sellepärast et dispenser on loodud selliselt, et see peab vastu vähemalt ühe terve hooaja 3-4 kuud näiteks. Ja ma nende putukate kohta tahaks veel tegelikult öelda seda, et lihtsalt nagu, et see täppisviljeluse puhul ongi nagu see hästi tähtis, et sa nagu sa seirad seda õigesti, õigel ajal. Ja täna me peame arvestama sellega, et need putukad tulevad tavalisest varem, sest meil on lihtsalt need kliimamuutused on toimunud, kasvuperioodid on pikenenud, kevad on varasem
ja sügis on pikem, näete ise, täna meil on november ja meil on tegelikult sisuliselt 10 kraadi sooja, on ju. Et tegelikult ka teatud liikidel hakkab tulema nagu seda teist põlvkonda, mida nagu varasemalt ei ole olnud, on ju, et oleme juba täheldanud selles mõttes, et ka see aasta ma tegelikult panin tähele seda, et me teame, et oli jahe ja niiske ja selline vinduv nagu aasta tegelikult, kogu see aeg on olnud niisugune nii-öelda viletsuusailm, et mitte ropendada. Aga see hernemähkur näiteks Põhja-Eesti pool tuli tegelikult juba 16. juuni paiku, et see ei olnud üldsegi nagu herne õitsemise ajal. Et see tuli varem ja need, kes panid varasemalt need püünised paika, need tegelikult tabasid seda ja pärast hiljem, et jaanipäeva paiku või siis, kui see hernes hakkas õitsema, siis tegelikult oli see lendlus möödas. Ja see oligi nagu sellel aastal ja ma soovitaksin nagu, ma oma isiklikest tähelepanekutest ütlen, et pange varem. Ja kui nüüd kevad tuleb need samad varrepeitkärsakad, mis siin oli liimpüünise peal ja niimoodi, esimese soojaga pange välja, et te tabate seda õiget hetke. See ongi see sama täppis taimekaitse. Me tabame nagu õiget hetke, me näeme, millal ta tuleb. Ja alati võib meie poole pöörduda, kui ei oska nagu tuvastada kahjurit või ka haigust selles mõttes, et... Me oleme ikkagi vastu tulnud ja püüdnud lahendust leida. Aga jah, aga nüüd see... Vaatame jah. Et Tiiu nüüd näitab. Tahtsin näidata, et see aasta Bayer tuli, väike reklaam, Bayer tuli turule siis uue tootega ja mõned põllumehed ka siis juba proovisid, et nad väga seda nagu siin ei reklaaminud küll, aga iseenesest on hea asi. Et see on selline päikesepaneeliga. Kas keegi on juba kasutanud seda? Et see lihtsustab oluliselt nagu selles mõttes seda seiret, et ta töötab kogu aeg, ta on seotud telefoni äpiga, ja ta tuvastab ära siis kärsakad, muidugi mitte alati liigiti, vaid kärsaka ja hiilamardika. Et sellised põhilised nagu kahjurid, keda saaks nagu seirata ja siis ta annab nagu sellise info, näete siin ääre peal on, nüüd siin on see info, et kui palju ja kuidas see siis arvukuse tõus nagu siis järgnevatel päevadel on. Et tegelikult ma lasen selle ringi käia, et siia pannakse vesi sisse ja need putukad lihtsalt ta fikseerib selle ära. Tema miinuseks on praegu veel see, et ta ei tuvasta nagu teisi liike ja kärbsed ta ei suuda seal tuvastada ja sääski nagu kõdrasääski ja siuksed asju. Aga sellised olulised kärsakad ja nagu me teame tegelikult, kärsakatel on erinev aeg, kui ta tuleb. Et tegelikult need ikkagi väga sageli ei kattu, et kõigepealt tuleb varrepeitkärsakast, siis tuleb kõdrapeitkärsakast hilisemal ajal, et seda arvukuse tõusu on ikkagi nagu näha, et te suudate eristada. Mati võib siia kohe kõrvale rääkida. Jah, et lisaks juurde, et analoogilisi süsteeme on tehtud ka teistele kahjustajatele, et on põllul püünis, on päikesepaneeliga kaamera, mis kogu aeg teeb pilte ja suudab tuvastada või peaks suutma tuvastada siis teatud kahjureid. Et me oleme katsetanud paar aastat siin porgandikärbse sellist lahendust, aga ütleks, et need porgandikärbsed on hästi pisikesed ja nad sinna paberi peale jäävad, siis nad jäävad ühtepidi ja teistpidi ja seal kahjuks see programm ei suutnud neid veel kindlaks teha, et eristada, et kärbseid on palju ja suhteliselt sarnased, et mis ma tahan sellega öelda, et on palju selliseid lahendusi, ja kui neid pakutakse, et siis peaks enne nagu olema päris kindel, et see asi ikkagi töötab. Et mitmed asjad on, et mis on arendusjärgus ja me võime nendega probleemi. Selle võib-olla väga spetsiifiliseks. Aga lähme edasi, et kui me räägime, siiamaani me rääkisime seirest ja sellest, et kui oluline on õigel ajal minna tõrjuma ja millised on meil
vahendid selle abistamiseks, aga on ka täiesti uusi lahendusi taimekaitseks ja sellest räägib Triin. Tere ka minu poolt. Et esiteks, mis asi on RNAi? Et sihuke huvitav tähekombinatsioon on siis ribonukleiinhappe sekkumine põhimõtteliselt eesti keeles, mis tähendab seda, et me teame ühte putuka liiki, oleme vaadanud sealt geeni välja ja nüüd kasutame siis ühte molekuli, et põhimõtteliselt välja lülitada see geen, mis on vajalik tema elutegevuseks, mille tagajärjel ta siis sureb. Mis on kasulik kindlasti on see, et see on spetsiifiline ainult sellele isendile. Me oleme seda ka erinevatel katsetel näidanud ja mitte ainult meie. Lisaks sellele, kuna see on looduslik protsess, see avastati 1990 ja sellega, et märgati, et tegelikult selline asi looduses toimub. Nii et me ei ole midagi ise välja mõelnud ja tänu sellele on ta tegelikult looduses ei jäta jääke ka tootesse. Ja ta on väga madalate doosidega kasutatav. Kasutada saab teda siis nii taimesiseselt, GM variant, mis on ka Euroopas tänapäeval lubatud, ehk maisil, ehk siis MON 87411, mis siis on see, et taim pannakse tootma seda molekuli, mis siis tapab kahjurputuka. Ja miks maisil on just taimesisene, sest see kahjustaja kahjustab piirkonda, mida ei anna pritsida. Teine versioon on siis pritsitav, mis on pigem uuem versioon, sest ainsana on see toote järku jõudnud siis Ameerikas. Letbrona toode ehk siis Galanta, mis toimib kartulimardika suhtes ja registreeriti ta siis Ameerikas 2023, et väga uus toode. Ja väidetavalt isegi 100-kordne doos ei ole kahjulik teistele organismidele ja vaja on teda äärmiselt väikestes doosides. Katsetatud on Euroopas, aga Euroopas ei ole ta praegu lubatud, sest Euroopa seadusandluses ei ole sellist kategooriat, kuhu ta mahuks. Ameerikas on ta siis biopestitsiidina, sest tegemist on loodusliku vahendiga, laguneb looduses ülimalt kasulik. Kokkuvõttes võiks öelda, et ta on sihipärane, rünnatakse ainult ühte organismi, ei ole kahju kellelegi teisele, sealhulgas ka inimestele. Ja sellise täppistehnoloogiaga oleks siis võimalik põllumeestele anda uus meetod, kuidas kasutada integreeritud taimekaitsevahendeid. Ja tegelikult me näeme, et sellised tooted tõenäoliselt tulevad aina rohkem turule, sest me ise näiteks töötame, kui siin räägiti rapsikahjurite seirest, siis meie tegeleme hiilamardikaga ja kõdrapeitkärtsaka DSRNA-ga praegu. Hiilamardika puhul me oleme jõudnud tuvastada molekuli ja tegeleme siis sellega, et kuidas muuta molekuli efektiivsemaks nanotehnoloogia abil. Aga me teame ka, et erinevad laborid praegu tegelikult tegelevad toodete arenguga ja tõenäoliselt see on tulevikus aina rohkem ka Euroopasse tuleb. Aitäh! Nii, et selline efektiivne tulevikulahendus, et milleks me võiksime mõne aasta pärast valmis olla. Aga selline tutvustusring meie tegevustest on nüüd tehtud, et kas teil on tekkinud küsimusi? Minul üks. Võib-olla sa räägid veel äkki sellest nendest kogemustest Metose jaamaga, et kui palju neid tegelikult peab nagu mitu aastat ikkagi, et see tõene tulemus tuleks ka, et ei oleks kohe nagu... Jah, et nendest Metose jaamades, et ma olen nendega tegelenud siin juba üle 20 aasta ja kui me siin Eestis hakkasime nendega tegelema, siis tuli välja, et need mudelid, mis olid välja töötatud Kesk-Euroopa tingimustes, et me pidime natuke neid kliimaparameetreid natuke muutma. Et siin
jah, et mis räägitakse ka seoses kliimamuutustega, et temperatuurid ja niiskused, sademed võivad muutuda, aga mis jääb, on päevapikkus ja see on meil erinev, kui on mujal, et seda tuleb arvesse võtta. Et seda me kasutasime ja mis on nende ilmaprognoosi juures ka oluline, et tavapõllumehele nad on natukene keerulised, et ta nõuab sellist kas siis teadlase või nõustaja tuge, et kes aitab seda interpreteerida ja kokku võtta ja anda selliseid lihtsaid sõnumeid, et põllumees tahaks saada sellist lihtsat sõnumit, et täna on nüüd õige aeg minna põllule. Et sellised mudelid, nad teevad natuke keerulisi graafikuid ja alati ei ole sealt võimalik põllumehel välja lugeda. Et siis on vaja natuke sellist tõlkimist, et ma vaatan, et meil on siin ka väikesed reklaamid, et kuu lõpus on tulemas taimekaitsepäev, kus tuleb rääkima spetsialist Läti ülikoolist, kus nad on neid ilmamudelite põhiseid taimekaitsesoovitusi kasutanud üle 20 aasta õunahaiguste tõrjeks, et kes tunneb huvi, et on võimalik tulla kuulama. Aga läheks tagasi ja mis ma tahtsin, nagu, kui me arutasime, et mis see täppistaimekaitse annab, et ta tahab meilt natukene sisendit, aga kokkuvõttes ta tasub ära, me saame rohkem raha, me saame olla kindlad, et me oleme teinud kõik, mis vaja, et oma taimi kaitsta, et tähendab, et me saame minna rahulikult magama, et ei jää midagi südant kripeldama ja mis on võib-olla tänapäeval ka väga oluline see, et me saame naabritele öelda, et me oleme teinud täpselt nii palju kui vajalik ja mitte grammigi rohkem, et saame neile rahuliku südamega ja selge silmaga otsa vaadata ja nad saavad rahul olla. Täiendaks veel natukene siin lõpus, et tegelikult nagu ma just, minu signaal on nagu see, kuna ma ise tegelen nüüd Maaülikoolis ka fütopatoloogia poole peal, just taimehaiguste poole peal, siis on hästi oluline nagu ja nagu me tänavu teame, see ilm oli tegelikult eelmine aasta, meil oli kahjurite aasta, tänavu oli haiguste aasta. Et see on nagu see ka kaootiline, et me suudaksime nagu kõiki asju nagu õigeaegselt nagu seirata ja haiguste puhul ongi nagu hästi raske nagu see, et minu nagu selline tänane nagu selline ka see signaal on see, et tegelikult nagu tulevikus ma mõtlen, et seda rahastust ka võiks olla nagu rohkem just selle koha pealt, et need eoste püüdjad, et me suudaksime erinevat haigust, mitte ainult helelaiksust ja mikrotohjumit ehk seda fusarioosi pähikutel tuvastada, vaid ka aianduses, köögiviljanduses, kõik need igasugused botrüütised, akallitused, kõik erinevad haigustekitajad, et me saaksime need endale, Eestile, omase mudeli, et aga see mudeli tegemine võtab aega ja seda tegelikult saaks juba täna nagu saaks juba anda signaali, kui oleks nagu keegi, kes annaks, et tegelikult tulemused nagu on, aga seda keegi ei ole, kes sellega tegeleks, et annaks, vot, me saime selle tulemuse, nii, nüüd on helelaiksus või see nüüd on kallitus või maasikal, mis iganes antraknoos, et me saame selle oma selle punkti kätte, et vot õhuniiskus, ilm lubab, prognoos näitab, on õige aeg. Ja tegelikult neid andmeid me juba saame, aga ei ole täna veel seda, kes sellega hakkaks nagu iga-aastaselt tegema, et kõik on siin tegelikult sageli tehtudki pilootprojektina, et tegelikult on nagu väga palju huvitavaid asju ja olulist infot, mis põllumehele ei jõua tegelikult. Et sellised asjad võiksid nagu rohkem jõuda, et minu sõnum on see, et tegelikult kõik teadus ikkagi põllule. Aitäh! Ja lõpuks üks teine väike reklaami slaid veel,
et siin uuel aastal meil on kavas teha üks pikem, põhjalikum taimekaitsevahendite kasutamise koolitus, et me räägime nii taimekaitsevahendite kasutamisest, kui käime väga detailselt läbi ka erinevad haigused ja kahjurid, et kes tunneb huvi või kellel on ettevõttes või tuttavate sõprade hulgas, et kes tahaks saada selles osas targemaks, et on oodatud osalema. Aga enne ma küsin, kas on teil meilt küsida? Ja palun. Lõpuks küsida ka. Tahtsin seda küsida, et see Tiiule küsimus siis, et selle helelaiksuse nende eoste kohta, et kui kiiresti see põllumees oma analüüsi tulemuse teada saab? Tegelikult saab nädal kohe, tegelikult saab paari päeva jooksul, tegelikult saab. Ja sest nad võtavad, need saadeti nagu näiteks Pärnumaalt, põllumees saatiski 2 korda nädalas saatis ja tegelikult võetakse see jupp ja tegelikult seal tehakse PCR-test ja tegelikult saab suhteliselt ruttu nädala jooksul kohe kindlasti, nii et tegelikult see on teada ja helelaiksusel on peiteaega 21 päeva, teinekord rohkem. Nii et sa jõuad igal juhul aega, kui keegi tegeleks sellega. Jah, et see, et mis on see 3 nädalat peiteaeg, et kui sa tuvastad, kuna need eosed lendavad, et sul on, ütleme jah, 2 nädalat vabalt aega pritsida, et nädalaga teeme analüüsi ja siis nädal aega on sul võimalik reageerida. Küsin veel. Jaa, küsi. Sa rääkis ka mudeldamist ka, et kas seadus juba ka töö käib just selle helelaisuse poole pealt, et mõistlik olekski juba hakata otsast mudeldama, ongi, ja tingimusi ka sorti, ka külvikorda, et siis teha nagu võimalikult täpne mudel, millega siis põllumees saaks, see ei peagi mingit analüüsi kuskil saatma, vaid sa tahad hakata tegutsema. Absoluutselt, töö käib ja tegelikult on, võib-olla Vati oskab veel selle töökoha pealt veel rohkem, sest tema doktorant tegeleb sellega. Et sealt jah, et sa mainisid seda külvikorda, et tegelikult on seal mudeldamine, et on, nagu ma kartulilehemedega mainisin, et on olemas need, ütleme, Kesk-Euroopa mudelid, mis põhinevad ilmaandmetel. Et ühelt poolt peab olema sul soodsad ilmastikutingimused, et see haigus areneks, aga teisalt peab sul olema see nakkusallikas. Et me ei tuvasta seda nakkusallikast, aga me tuvastame, kuna sealt nakkusallikast need eosed hakkavad levima. Ja see, et kui me saame teada selle täpse aja, kuna eosed levivad, et siis vastavalt sellele peab tegema siis korrektuure seal nendes ilmaandmete parameetrites, et see mudel täpselt töötaks. Aga ütleks veel, et kui ma olen töötanud nende kartulilehemedaniku asjadega, siis Eesti tingimuses olid, et valdavalt nad nagu reageerisid üle, et nad andsid selle pritlimise soovituse mõnevõrra vara. Et ma ei oska öelda, kuidas nüüd selle helelaiksuse mudeliga on, et helelaiksuse ütleme, see reageerimise aega on küll rohkem kui kartulilehemetanikul, seal tuli ikka on päevade küsimused. Tegelikult saab juba teada, et nagu nädala pärast sa saad, muuta see mikrofoni, et nädala pärast tegelikult sa said ja kevadel oli ka sel aastal oli nagu hästi näha, et Pärnumaal näiteks helelaiksust ei olnud. Aga oli jällegi fusaariumid, olid hästi üleval, mikrotohjumid olid üleval ja kogu kasvuperioodi oligi kogu aeg kõrgel. Et tegelikult ei olekski pidanud nagu üldse, ja tõenäoliselt seda nakkust sealkandis ei olnudki. Ja erinevalt nagu Tartumaal, see on nagu piirkonniti on väga-väga erinev. Ja seda ühtset mudelit teha ongi nagu väga keeruline, aga siis tulebki nagu neid erinevaid tingimusi arvestada. Et näiteks Tartumaal oli ikka meeletult palju helelaiksust. Ja et mis veel, et ma lähen tagasi sinna Tiiu slaidi, et ja selle, et kus siin ta näitas, et kui see eoste levik oli siin 1. juunil, et enne seda midagi ei toimunud, aga olles käinud põldude peal, et põllumehed alustasid oma pritsimisi siin juba maikuus, kusagil mai keskel ja selleks ajaks, kui need eosed levisid, oli see preparaadi mõju langenud ja kui te alustate esimese pritsimise, selle järgi te panete paika ka järgmise pritsimise ehk kui te alustate liiga vara, siis siin lõpus, et kus haigus hakkas levima, teil oli juba tõrje mõju väike.
tollel aastal oligi, ma vaatasin tegelikult paari põllumehe põlluraamatut ja tegelikult oli pritsitud oli 23 ja 25 mai. Oli esimene pritsimine tegelikult helelaiksuse vastu ja tegelikult oligi nagu, aga kuna oli kuiv aasta, siis ongi need erinevad. Eelmine aasta näiteks jäi hiljaks, Tartumaal jäi kindlalt hiljaks. Noh, et oligi juba nagu tegelikult ja siis oli nagu seda nakkust oli palju. Pärnumaal ei tulnudki seda helelaiksust. Et me nüüd saime teada, et taimehaigustel esinemisel on piirkondlikud iseärasused, eks ole. Aga kui palju neid eospüüdjaid siis peaks üldse Eestisse välja panema ja kes peaks siis neid nagu... Ja, see on minu arust nagu hea küsimus ja me oleme isegi arutanud seda tegelikult, et minu arust oleks nagu tulevikus see täppisviljelus võiks ollagi, et kas nõuandeteenistus või keegi, kes haldaks seda, et need olekski nagu spetsiaalsed erinevatest piirkondadest püünised üleval. See info tuleb näiteks kuskile keskusesse Maaülikooli kokku, on ju. Need kohe antakse nagu teavet selle kohta, on ju. No näiteks, ütleme selline lihtsustatud skeem, on ju. Ja siis konsulendid piirkonnast annavad kohe teada, missugune olukord nagu UK-s on ju, et missugune olukord nagu teie piirkonnas on, et kuidas te peaksite nagu tegutsema. Et ma arvan, et tuleviku teema oleks ikkagi nagu selline. Jah, täiesti Tiiuga päri, aga on teil veel küsida? Kas tuule suunda ka vaadati, et nad Pärnumaal ei olnud, eks ju, et äkki olid valdavalt meretuuled, eks, et oleks teistpidi olnud, et siis oleks nagu Tartumaa või Raplamaa või Viljandimaa eos, et sinna kandunud. Ei. Eks seda ikka arvestatakse nagu selles mõttes, et neid on ja eks see tuul keerutab, aga õhus vaata neid levib ikkagi nagu seda keerutab, et oleks kollane rooste, siis kindlasti oleks nagu teema, on ju, aga nad ei ole nii pika levikuga kui nagu roosteseente eosed, on ju, nii et ma arvan, et see on ikkagi kohalik foon. Pärnumaa on hästi suur, et millises Pärnumaa piirkonnas see oli, kui see seal... Ta oli seal Vändra pool. Kui rannikuäärsed liivamullad, et sealt poolt kui tuule... Jaa, see ongi nagu, ja kui ongi kliimatingimused erinevad, siis võikski olla tulevikus näiteks 2 erinevat kohta kohe niimoodi, sest ega kartuli lehemädaniku, sul oli ka väga erinev oli nagu selles mõttes, et olekski neid punkte nagu rohkem nii nagu vanasti Vene ajal oli, et mõned asjad oli tead ka sellest ajast. Aga... Ja, mul oligi küsimus seoses sellega, et see helelaiksuse teema on nagu hästi huvitav, aga te rääkisite, et põhimõtteliselt on see seade, on ju, et kas siis Maaülikool plaanib nagu hakata mingit teenust pakkuma selles osas, et selles mõttes, et ma mõtlengi, et rahastusega on ju teaduses probleeme, on ju, et kui näiteks kõik või paljud põllumehed oleks sellest huvitatud, et kui suur võimekus Maaülikoolil nagu seda teha on üldse täna, et hetkel ei ole, et Tiiu on siin mitu korda rääkinud seda rahastust, et kui me mõtleme, mis on ülikoolide rollid üldse, et eelkõige on ülikooli roll midagi uut välja töötada. Ja kui see asi on valmis, et siis ja rahastus on taga, et siis seda ei peaks ülikool tegema. Ja ma arvan, et see on niisugune nagu nõuandeteenistuse teema rohkem, et võib-olla metki ja et hakkaks nagu tulevikus tegema. Aga esialgu ongi vaja, need prognoosimudelid on vaja välja töötada, on ju. Aga prognoosimudelid ei saa töötada välja, kui sul ei ole seda sisendit just. Et see ongi nagu keeruline praegu. Et see on nagu huvitav küll, aga et kui paljudeni see nagu täna üldse jõuaks, et selles mõttes seda... Jaa, aga see ongi nagu selles mõttes juba metki teema. Vaata, et see nõuandeteenistus töötaks paremini. Tegelikult siin on palju arendada, et meil oleks tegelikult see, me ei hakka praegu maailma parandama nagu nõuandeteenistuse koha pealt, on ju. Aga põhimõtteliselt võiks olla ikkagi niimoodi, nii nagu UK-s näitena või mujal on ka tegelikult väga hea see nii-öelda see selline struktuur, on ju, ja koostöö, on ju, et antakse ikkagi nagu infot ja sul ongi nagu selline lehekülg, kus sul ongi nagu sa tead, millal sul õunapul kärntõve levib, millal sul maasikal antraknoos levib, millal sul nistutel helelaiksus levib. Sulle antaksegi infot selle kohta, millal sul on feromonpüünistes, on sul esimesed liblikad või mis iganes nagu liimipüünistes esimesed kärsakad väljas, on ju. Et selles mõttes sellist, seda peaks olema. Võiks olla. Aga vaatan, et meie aeg siin, mis anti, et hakkab otsa saama, et kas on veel üks viimane küsimus kellelgi? Ma
küsin lihtsalt selle huvi pärast, et Tiiu mainis, et hakkame seda haigust, kui meil 10 haigust on korraga töös, kas meil üldse on Eestis võimekus seda kõike läbi ekseldada? et Tiiu mõte oli pigem see, et nendele erinevatele haigustele on võimalik seda teha, aga mitte seda, et me suudaks kõike nüüd korraga teha. Aga samas jah, see, et selles osas Tiiuga nõus, et see selline asi võiks tulevikus olla üks osa nõuandetegevusest, et nii nagu erinevates muudes arenenud riikides on. Et see tahab sellist keskset koordineerimist ja tegemist ja sealt siis põllumeestele nõuandmist. Aga jah, nagu ma ütlen, kahjuks meie aeg on täis ja tänan kõiki, kes te lõpuni siin vastu pidasite ja ka kõiki neid arvukaid osalejaid, kes meid algusest tulid kuulama ja vaatama. Aitäh teile! Jah, lihtsalt need erinevad seminarid jooksevad üksteisega kokku.